Harju kapten Andres Järve täna 0-0 viik Elvaga. Vaadates sinu nägu, vaadates su kaaslaste nägusid, siis te ikkagi selle viigiga rahul ei ole, et ikkagi võitluslik mäng, aga väravaid jäid löömata. Jah, täpselt nii, et oligi, et lihtsalt oma momendid ei löönud ära, oli penalti, oli ka muid häid võimalusi, et jah, see oli ka eelmises mängus probleem, et lihtsalt ei löö oma võimalusi ära. Kuidagi üldse Elva on Harju jaoks üsna selline halb koht, kus mängida, et väga punkte siit ei tule. Mis selle põhjus on? Kas väljak või pikk sõit või mis see täpsemalt on? Mõnes mõttes võib ka olla lihtsalt ebaõnn, aga meil on nagu ajalooliselt, ütleme niimoodi, et on raske on just nagu nendel hooaegadel, kus on vähem urumänge just, et enamus tiimid mängivad kunstil ikkagi, et ise teeme ka trenni igapäevaselt nagu kunstile, et siis võib-olla see üleminek võib alguses nagu aega võtta, aga ma ei tahaks panna nagu midagi selle taha, et ei ole mingi asi süüdi, me ei jäi sellest. Mängu eel ikkagi vihma kalla säikest lõi, kuidas see võib-olla mängu algust mõjutas, et ju soojenduse ajal väljak oli enam-vähem kuiv, et mängu ajal oli ju üsna kiire ja märksa väljak, et palju see teid mõjutas? No, mängu alguses oli jah, lihtsalt oli ka paar minutit võttis aega, et ümber kohaneda, et pidi nagu sellega arvestama, aga saime suht kiiresti nagu ümber kohanetud. No, praegune viik on üsna kriitiline teie jaoks, et FC Tallinnal on täna õhtul Viimsiga mäng, kui sealt peaks FC Tallinn võitma, siis jälle see vahe teie vahel kahaneb, et kui palju te FC Tallinna tegemistel silma peal hoiate? Mina isiklikult ei vaata tabelisse, et mina võtan mängult, iga mäng on eesmärk võita ja ei keskendu sellele mina. Aitäh sulle, ilusad kodud ikka! Aitäh!